Aga praegu on Rotax Max TD2 ja TD2 Openi sõitjad tulnud boksidest välja soojendusringile. Rada on küll niiske, aga mitte veel lootusetult märg. Ja kui eeldada, et hakkab ka kuivama, siis võib-olla kannatab isegi slikkidega lõpuni sõita. Muidugi, kui peaks hakkama tihedamalt sadama, siis võib väga kahtlaseks minna. No igatahes on praegu väga libe, seda on näha soojendusringilt tulijate trajektooridest ja kiirusest, õigemini aeglusest. Esireas startijad selles sõidus number 441 Ragnar Veerus ja 459 Johan Vain. Teisest reast 444 Devin Sägat ja 414 Mattis Malinovskis. Kolmandast reast 418 Edgar Sviltsans ja 411 Thomas Pirstins. Neljandast reast 415 Adrian Slaasis ja number 1 Mattias Ringberg ja Laasis on siis mõlemad TD2 Openi sõitjad. Viies rida number 403 Patrik Sločmelis ja number 35 Viktor Korjainov. Kuues rida number 16 Alex Timm ja 22 Lauri Luuk. Seitsmes rida number 77 Oskar Raud ja 21 Raido Kleiman. Kaheksas rida 93 Markus Mihkel Kaljuste ja 447 Martin Bertel ning üheksas rida number 471 Elmars Mikkelsons. Ja kuigi vihma endiselt tilgub, siis samas ka päike jälle paistab vähemalt raja keskosas. Ja stardirivi praegu on koos, kõik võistluse alustamiseks valmis. Ja Ragnar Veerus sai parima stardi, aga mis toimub esimeses kurvis? No Veerus tuleb sealt igal juhul selge liidrina välja. Vain ja Malinovskis kemplevad teise koha pärast. Ja nüüd on vihm väga tihedaks läinud. Oi, nii tihedat vihma pole täna veel olnudki. Ja punased lipud on väljas, võistlus on peatatud. Slick rehvidel ei ole võimalik enam seda sõitu jätkata. Ja näeme siis ilmselt seda sama protseduuri, mida me täna juba ühe korra näinud oleme, et peetakse võistlejad stardiruudustikus kinni. Antakse neile võimalus rehve vahetada ja mõne aja pärast siis antakse kordusstart. Nii et ootasime, mis me ootasime, aga ära ootasime selle suure vihmasaju. Ja sõitjad näevad nüüd välja nii, nagu nad oleksid oma sõiduülikondadega ujumas käinud. Et tegelikult ei ole isegi erilist mõtet enam vihmariideid sinna peale panna. No võib-olla nii palju, et siis hakkab soojem. Ja siin muidugi ei ole ka mingisugust küsimustki, enam vihmarehvid lähevad alla ja arvestades seda, mismoodi me nägime raja kuivamist või mitte kuivamist enne, siis tänane võistluspäev läheb lõpuni märjal rajal. See on nüüd kindel umbes 98,47%. Ja siin ei ole tõesti kellelgi isegi mõelda midagi, et äkki peaks minema slikkidele. Ei, kindlasti ei peaks. Isegi kui väike praegu juba välja tuleb.
Even in those conditions. Валик на все. Он в пятерочку должен заехать. Ноль. У нас такая же будет какая-то. Просто зачет другой. Нет, Не будет, просто у 25. тебя общий зачет будет. На 17, но сейчас. Но тогда будет 25 примерно. Нет, Да 4. хоть 50 такие. Нет, ну если я не четвертый, как я квалифицирован, должен быть. На какой фазе? Квалификация ты показал, что ты можешь. У тебя не такая уж там идеальная квалификация была. Была квалификация там ужасная. Ты все равно попал четвертый. Что ты уже говоришь? Просто тебе надо держаться. А ты пока не правильно. Ладно, сейчас ты мог больше, реально было правильно. Ну, всегда есть такие моменты. Если реальности не надо работать. Ну да, согласен. Но они все равно есть. Я не понимаю, я ведь Ну, в общем, ты туда. Или 9-й даже. мои первые... Стрижемся, работаем на балаклаве. Надо такую прическу, как у папы, немножко прическу, немножко такие голубые такие были, да. Vērus maina pozīciju. Sekuri 4-4, tev šitā reāli grica, vecā. No, tad ir pareizi. Nav gan. 4-4-4, tā pusi. Okay. Jā, jums ir jāmainās vietām, jūs nepareiz salikāt. Põhimõtteliselt on siis nüüd seis selline, et kõikidele kartidele on alla pandud vihmarehvid ja kuna võistlus katkestati 2 esimese ringi jooksul, siis antakse kordusstart ehk starditakse täpselt samadelt kohtadelt nagu esimesel üritusel. Nüüd osa sõitjaid on küll jah omale ka siin vihmariided selga pannud, aga tõesti
ega sellel suurt mõtet enam ei ole. No mõningane mõte siiski võib öelda on selles osas, et kui rada oleks väga märg, siis vihmariided takistavad seda, et kombinesoon, tavaline sõidukombinesoon veel märjemaks saab. Kui kombinesoon imab väga palju vihma sisse, siis ju kaal suureneb, mida mootor peab edasi viima, nii et see sääst muidugi on. Aga praegu, kui vaadata, siis rajal mingisuguseid suuri lompe ei ole, üksikud väiksemad on. Ja ilmselt sõidetakse needki üsna kiiresti laiali. Nii vähe, kui neid trajektooridele ka jääb. No nii, igatahes tundub, et nüüd on stardirivi enam-vähem kokku saanud. Mehaanikud viivad kaardikärud minema. Ja see tähendab, et mõne hetke pärast võib stardiprotseduur uuesti alata. Nii ja kahes reas siis täpselt nagu algne start. Ja kõik 17 karti on uuesti liikmele läinud. Nii et eelviimane tänane start. Taaskord mõningane viivitus, aga midagi ei ole teha. Looduse ülemuse vastu ei saa me keegi. Ja kui ma nüüd õigesti aru saan, siis seekord enam soojendusringi ei tehta. Läheb kohe kogunemisring ja seejärel start ja on siin Aravete kardirajast ida suunas ka ilus topelt vikerkaar näha. No mitte küll kõik 180 kraadi, aga vikerkaar igatahes on täiesti olemas. Ja on ka sõitjad jõudnud oma kogunemisringilt uuesti S-kurvi tagasi. Ja start on antud ja Ragnar Veerus õivab taas esimesse kurvi minnes liidri koha. Kas ta jääb sealt väljudes ka esimeseks? Jääb ja taas selge vahega. Nii et kattis Veerus esimese kurvi sisekülge väga hoolsalt ja teeb seal Mattias Ringberg pirueti, langeb viimaseks. Suures grupis seal, no ei olnud väga kõva trügimist, aga palju trügida ei olnudki vaja, piisas natukesest. Rada on libe ju ja väikesest kõksust tõesti praegu aitas, nii et Mattias Ringberg, kes startis 6. kohalt, siiski 8. kohalt, on praegu langinud viimaseks ehk 17. Ja rada on tegelikult ikka täitsa märg, sest jalakäijate silla alt on näha ka, kui palju kaardid viskavad veetolmu üles. Ragnar Veerusel liidri kohal olles seda probleemi muidugi ei ole. Aga kõik, kes seal tema taga tulevad ja kelle veel omakorda on mingisugused võitlused käimas, siis neil on päris keeruline. Ja Veeruse taga lõpetasid tavaringi Matis Malinovskis teisena, Johan Vain 3. Toomas Pirstins 4. Viktor Korjainov 5. ja Edgar Sviltsans 6. Korjainov on ühtlasi ka TD2 Openi liider üldarvestuses esimese ringi järel 5. Ning Veeruse Edo Malinovski sees oli 80-ndikku. Nüüd on see juba üle sekundi. Malinovski järel on väikeste vahedega Vain ja Pirstins ning Pirstinsi järel pisut suurem tühimik ning siis Korjainov ja Viltsans endiselt. Ja kus on esimese sõidu pigilind number 403 Patrik Slotsmelis endiselt 10. kohal, nii et
tema, kes võiks olla siin kõige kiirem või vähemalt üks kiiremaid, siis võib öelda küll, et Lotsmelisel tänane sõit, tänane võistlus, mitte ainult see sõit, on ikka üsna aia taha läinud. Ja kui vaadata kartide trajektoore S-kurvist, siis võib öelda, et asfalt on ikka väga libe. No S-kurvis on veel see eripära ka, et sellele ülemisele või esimesele osale sinna paistab päike peale, aga teine osa, mis on all orus, sinna päike ei paista. Puud varrivad päikese ära, mis tähendab, et see osa ei hakka ka niipea kuivama. No praegu ei ole ka mingeid kuivamise märke veel mujal täheldada. Teine, kolmas kurv, ja üldiselt peaksid olema need kohad, kus kõigepealt hakkavad kuivad laigud tekkima. 4. ring hakkab lõppema. Ring tagasi Veeruse Edu Malinovski sees oli sekund. Nüüd on see 1,2 sekundit ja on Veerus teinud ka kiirema ringi 53,739. Tema järel valitseb praegu suhteline rahu. Tõesti, sõit on pikk, ei ole mõtet siin esimestel minutitel trügida, 14 minutit pluss 2 ringi. Aga Lotsmelis liigub vaikselt ettepoole, on ta praegu tõusnud juba 7. Tema ees on Edgar Viltsans. Joonel oli 1,3 sekundit nende vahe, aga Lotsmelise ringi aeg oli tervelt 80 parem, nii et vabalt võib juhtuda, et kui nad käimasoleva ringi lõpetavad, siis on Lotsmelis juba Viltsansi tuules. Ja enam-vähem nii ongi. Liider Veerus aga laab ühe kiirema ringi teise järel ritta ja muudkui kasvatab oma edu Malinovski sees. Nüüd on see juba 1,5 sekundit. Ja pildiliselt on siis ka tõesti näha, et läheb Veerus oma teed. Rada praegu ei näita ka veel mingeid kuivamise märke. Mingi Lotsmelis tagasirgele põhimõtteliselt läkski Viltsansi tuules, aga veel mitte lähemal ja nüüd on ta juba ees. Nii et on Patrik Lotsmelis tõusnud 6. Saanud Edgar Viltsansist mööda, samal ajal Ragnar Veeruselt järgmine kiirem ring ja edu Mattis Malinovski sees juba 1,8 sekundit. Ja kui kaua läheb Lotsmelisel sellega, et püüda kinni tema ees liikuv Viktor Gurjainov, TT2 Openi liider. Gurjainov viimati oli 2,2 sekundit eespool, aga ringiaegade võrdluses Lotsmelis umbes 6-7 kiirem. Nii et väga kiirelt ilmselt see vahe seal kokku tõmbuma ei hakka. Kui Ragnar Veerus lõpetab kohe 7. ringi, no seekord ei tulnud võistluse kiiremat ringi, aga edu teiseks tõunud Johan Vainu ees on nüüd juba üle 2,5 sekundi ning Lotsmelis ei siiski, see on Martin Pertel, kes on 7. tõusnud ja on teinud ka kiirema ringi, aga 459 Johan Vain sattus seal kokkupõrkesse ja tema teisest kohast ei jäänud suurt midagi järele. Nii et Mattis Malinovskis ja Toomas Pirtsis, 2 lätlast konkureerivad nüüd Veerus järel teise koha peale. Aga mul ei ole see vastu midagi. Aitäh. Oli niimoodi. Aitäh. Ja Veeruse edu teiseks tõusnud Malinovski sees on 3,6 sekundit, nii et Veerus praegu ikka läheb täiesti oma teed. 6,5 minutit pluss 2 ringi on veel sõita.
aga ei ole praegu küll näha ühtegi vahendit, millega Malinovskis ja Pirstin suudaksid seda vahet kinni võtta, seda enam, et Veerus on selgelt kiirem, taaskord kiirem ring tema nimele, järjekordne 53,519. Malinovskis teine, Pirstin kolmas, Vain on 4. siiski ainult, aga tema järel on Lotsmelis juba Korjainovist mööda läinud. Ja ei ole seal ka Martin Pertel kuigi kaugel. No nüüd sel ringil on vahe veninud, aga Lotsmelis on püüdmas Vainu, mida näitab meile ringi aegade võrdlus. Näitab, et Lotsmelis oli vaatamata möödasõidule siiski kiirem. Ja Vainu vaatab teisest kurjudest väljudes korraks tagasi, kus konkurent on väga lähedal. Korjainov on nüüd juba Lotsmelisest selgelt maha jäänud ja Pertel omakorda on teda kinni püüdmas. Ragnar Veerus samal ajal lõpetab 10. ringi. Teiseks on aga tõusnud 411 Toomas Pirstins ja surunud Mattis Malinovskise 3. Johan Vain on 4. Patrik Lotsmelis 5, aga see vahe muudkui väheneb. Praegu on 3-4 kaardi pikkust. Ning nende järel Viktor Korjainov hoiab 6. kohta, aga Martin Pertel on temast kiirem ja 8. kohal number 1 Mattias Rinkerg on teinud võistluse kiirema ringi. Ja Pertel läheb nüüd Korjainovi kõrvale ja metsakurvis, kas saab ka mööda? Saab. Nii et Martin Pertel on tõusnud 6. Viktor Korjainov tõrjutud 7. ja Korjainov peab nüüd hakkama vaatama, et tal jääks ikka oma klassi võit vähemalt alles. Tõsi küll, Mattias Ringberg on real kohe tema järel, aga seal vahet on veel 2,1 sekundit. Sõita jääb 4 minutit pluss 2 ringi, nii et tegelikult Korjainovil on päris keeruline olukord. No eelmisel ringil läks tal muidugi kõvasti aega kaotsi, kuna Pertel temast mööda sõitis ja ringi aegu seetõttu võrrelda väga ei saa. Aga Pertel liigub praegu päris kiiresti, samas temal on ettepoole tõusta ka väga keeruline, sest Vain ja Lotsmelis on rohkem kui 2 sekundi kaugusel. Veerus on nüüdseks aga lõpetanud juba 12 ringi ning edu teiseks tõusnud Pirstinsi ees on 6 sekundit. Ning liigub Veerus jätkuvalt kiiremini kui Pirstins ja Malinovskis teisel 3. kohal. Aga Pertel tuleb Lotsmelisele hirmsa hooga lähemale, kui tundus, et Pertelil tõenäoliselt Lotsmelise vastu mingisugust püssirohtu ei ole, siis otse vastupidi võttis ta lätlaselt 1 ringiga lausa pool sekundit tagasi. Lotsmelis endiselt 5, umbes poole sekundi kaugusel Vainu taga, aga Pertel on lätlasest praegu kõigest 1,5 sekundit maas, kui alles ring tagasi oli see vahe 2. Ja nüüd on Pirstins end selgelt lahti rebinud ka Malinovskisest ning Vain ja Lotsmelis on Malinovskisel kohe sabas. Ja Vain näitab ka Malinovskisele, et ära trügi, võtame eessõitjad kinni, läheme neist mööda. Ja milline on Perteli ringiaeg? No seekord oli pisut kehvem kui Lotsmelisel. Aga kui Lotsmelis ja Vain mõlemad seal Malinovskisega hakkavad nüüd puselema, siis see peaks Pertelile küll meelt mööda olema. Ja Korjainov ongi Ringbergi rünnaku all, on nad juba 2 koos.
lähevad tagasirgele. Korjainov on veel ees, aga TD2 Openi liidrikoht tundub, et on omanikku muutmas. Ja palun Malinovskis, Lotsmelis, Vain ja Bertel on nüüd õigemini teises järjekorras. Vain, Lotsmelis, Malinovskis ja Bertel ongi kõik neljakesi koos. Ja Malinovskis selles kvartetis on selgelt langev suurus, läheb Bertel temast väga lihtsalt mööda ja Malinovskisel ei ole siin mitte mingisuguseid vastuargumente. No püüdis küll metsakurvis korra väga ulja manöövriga, aga ei läinud see õnneks. Samal ajal Ragnar Veerus lõpetab oma 15. ringi. Pool minutit pluss 2 ringi on veel sõita. Toomas Pirstis jääb juba 6,5 sekundit maha. Johan Vain on 3., Patrik Lotsmelis 4., Mart-Martin Bertel 5., Mattis Malinovskis 6. ning Mattias Ringberg ongi mööda läinud Viktor Korjainovist ja tõusnud TD2 Open klassi liidriks. Ja kas Lotsmelisel õnnestub siin viimastel ringidel veel kivist vesi välja pigistada ja Vainust mööduda? No rajaolud ilmselgelt paranevad praegu, aga kuivaks ei saa seda asfalti küll kuidagi nimetada. Trajektoor veel ei kuiva, pigem võib öelda, et on nähtav. Kui Veerus on praegu ikka täiesti klass oma ette. Edu Pirstinsi ees on veninud nüüd juba 6,8 sekundile ja Lotsmelisel praegu ei ole küll mingisugust erilist kiirust võrreldes Vainuga, kes on tema ees. Pigem peab ta vaatama tahapoole, ega Bertel lähemale ei tule ja vastus sellele küsimusele on, et ei tule. Neil kolmel on sisuliselt võrdsed ringiajad ja Lotsmelis nüüd natukene eksib 3. kurvis, läheb parempoolse ratastega muru peale ja see tähendab, et Vain saab kohe mõned meetrid edu sisse ja Bertel tuleb kohe mõne meetri võrra lähemale. Ja tuleb juba ka Ragnar Veerus ja näidatakse talle viimast ringi, 18. ring ehk viimane ring on Ragnar Veerusel käimas. Toomas Pirstins läheb sellele ringile teisena, Johan Vain 3., Patrik Lotsmelis 4., Mart-Martin Bertel 5. ja Mattis Malinovskis 6., aga Mattias Ringberg on olnud palju kiirem kui Malinovskis ja vabalt võib juhtuda, et Ringberg võtab veel ka viimasel ringil Malinovskise kinni. No möödaminek saab ilmselt üsna keeruline, aga mitte võimatu. Ja number 418 Edgar Sviltsans tuleb rajalt ära, vaid ring enne lõppu. Ja Ragnar Veerus on viimast korda peasirgel ning võitnud TD2 klasside teise sõidu. Toomas Pirstins jõuab finišisse teisena, Johan Vain 3., Patrik Lotsmelis 4. ja Martin Bertel napilt 5. Mattis Malinovski jääb siiski 6., ei suutnud Mattias Ringberg seda kinni püüdma. Viktor Korjainovil läheb 8. koht, Alex Timil 9. ja Rando Kleiman lõpetab esikümne. Veeruse edu Pirstinsi ees jäi lõpuks 8,181 sekundit ehk oli üliõimas. Ja nüüd on meil siis rajal jäänud veel üks ainus võidusõit. Retro ja Retro N-klasside 4 korti. Ja muidugi pärast seda autosustamine.
aga äsja lõppenud TD2-klasside kiirem ring jäi Mattias Ringbergi nimele 53,344. Alla 54 sekundi oli siin mõningaid sõitjaid veel ja võib öelda, et Ringbergi parim aeg edestas Veeruse parimat aega täpselt 1/1000 sekundi võrra. Ringbergil 53,344, Veerusel 5